Tere kõigile, olen siis jälle siin Västeröösi kivilaevade juures. Järjekordselt päikesega siin madistan, ma ei näe mitte midagi, mis läheb online'i. Ma näen seda, et 10 inimest on olemas, järelikult mind nähakse. Ja olen siis 3. kord. Ja võib öelda niimoodi, et nüüd ma olen kodus. Täpselt selline tunne on, et koht on omaks võtnud, koht on tunnustanud, koht mäletab. Kividega on üldse selline lugu, et nad võivad reageerida alles üsna pika aja peale. Võib minna mitu elu, enne kui kivid kavatsevad vastata. Oleme siis teel oma Soome koju tagasi ja enne siis viimane peatus siin. Ja mul on täna plaanis trummi lüüa. Trummi lüüa siis toetamaks ja võimaldamaks nendel, kes ei oma keha, kuid kes hoolivad sellest kohast ja saaksid selle koha heaks teha, seda kohta häälestada. Ja siin on ka üksjagu neid, kes tahaks ära minna ja selle tõttu trummi löömise ajal ma teen ka valgussamba, et need, kellel on soov vabaneda, et nad lahkuksid. Teel siia tuli mulle pähe järgmise valgusrännaku teema, et keda huvitab, see otsigu valgusrännakute grupp üles. Grupis osalemine on tasuline, see võimaldab mul neid teadmisi jätkusuutlikult jagada ja seal on ka võimalus, et kui see, mida sa ootad, ei ole see, mida sa kuuled või et sisu ja hind ei lähe omavahel kokku, siis saad grupist kohe lahkuda, kui sa oled seda taibanud. Ja teemaks, mis tuleb siis ilmselt suure tõenäosuse kas reede või laupäeval, on siis oma jõukoha leiad sa üles number 2 ja ma räägin ristil elamisest. Geograafilisel ristil elamisest, oma selgroo, oma püstiseismise, oma eneseteadlikkusega me loome maailmasamba. Selgroog on sisuliselt maailmasammas. Ja see maailmasammas võtab mõjutusi kõikidest ilmakaartest ja alguses teeb ta seda põhiilmakaartest, enne kui ta läheb peenemate häälestuste peale. Ja nii me elame ja võtame kogu aeg mõjutusi vastu põhjast, lõunast, idast ja läänest. Ja see on siis sisse hingates.
ja välja hingates meie mõjutus läheb nii-öelda 4 tuule poole, mida teadlikum see on, seda vägevam. Ja see teema puudutas mind mingisugune 10 aastat tagasi. Ma lähen koju, ma otsin tekstid üles, mis ma tol ajal kirjutasin. Üks osa mu tolleaegseid tuttavaid ja sõpru on seda teemat kuulnud, me oleme sellest rääkinud, aga tundub, et nüüd on aeg avalikuks esitluseks sellele nii-öelda ristil elamisele. Niisiis, ma panen selle maha, ma ei tea, mis pilt sinna tuleb nagu tuleb, sest oluline on ka võib-olla see heli. Nagu eelmisest videost oli näha, ma väga pingutasin, et see laev, see väljaspoolt keset hoidev, välisest mõjutusest keskele suunduva laeva visuaalne pilt jõuaks otse videosse, aga päike pimestas ikkagi selliselt ära, et see valgus oli nii suur, et kõik, mis ei olnud vähegi siis, kuidas nüüd öelda, ei saagi öelda niimoodi, põhimõtteliselt tekitas suur valgus seal, kus muidu tavaliselt me näeme, seal tekitas sisuliselt pimeduse. Et see on hästi huvitav see valguse ja pimeduse lugu, kuidas suurem valgus kohe tekitab juurde pimedust. Ehk siis saame valguskogemuse ja ühel hetkel me võime olla pimedamad, kui me enne seda valguskogemust olime, sest teatud asju me enam ei näe, me peame tajuma, me peame tunnetama, aga füüsiline nägemine suurte valguste puhul enam ühel hetkel sellist toetuspunkti ei anna vähese valguse puhul. Kui valgust väga vähe on, siis tuleb jälle sellist taju usaldada, et see valgus enese sees oleks selline, et ma alguses arvasin, et ma olen selle suurema kahese laeva jätnud või teagi, kuidas ma öelda, ühe liini peal. Aga siia tulles sain aru, et ma võtan selle väiksema mäe ja siia on seda valgussammast väga hea teha ja siia on teda vaja. Ja siis vaatame, et kui järgmine kord tuleb, et mis siis see koht vihjab, et mida siis vaja on. Minu taotlus on, et kõik see, mis on lahti, vaba, puhas, tunde ja mõtte tasandi peal, et see lahkuks algpuhtusesse tagasi. Ehk siis see on nagu mõtte ja tunde tasandi peal näo pesemine. Et kui me nägu peseme füüsilisel kehal kogu aeg, ikka jälgime, et me mustad ei ole, siis tegelikult peaks veelgi tihedamalt, kui me oma füüsilist keha harime, veelgi tihedamalt peaks harima oma emotsioonide ja tunnete tasandit, mõttetasandit, peaks jälgima seda, mis ideid me väestame, kuhu me oma tähelepanu paneme, kas me toodame ja loome maailma puudu olemise ja seda, mida ei ole, seda võnget või toetame seda, et ikkagi sobiv kasvaks. Et kas me toetame sobivat või sobimatut. Ja selleks, et seda teha saaks, põhimõtteliselt peaks kogu aeg tegelema nii-öelda enese küürimisega, mis on täiesti normaalne ja tavaline asi, nagu me füüsilist keha tuvastame. Et me ei saa keegi öelda, et võin mõelda, mis tahan, võin tunda, mis tahan. Tunneme sellepärast, et oleme need enda külge korjanud, siis need emotsionaalsed seisundid, need ühisväljad, isiklik on siis see ühendus selle ühisväljaga. Ühisväli ise on kogu inimkonna oma, siis näiteks, mis tunneb kurbust, siis ta kogeb terve inimkonna korjatud kurbust. Isiklik on ainult see lülitumine sellesse ühisvälja, mis siis tavaliselt toimub mingisuguse ettekujutuse ja mentaalse tabeli alusel, et kui sa seda koged, siis sa pead tundma seda. Need me korjame ühiskonnast üles, me korjame vanematelt üles, me korjame suguvõsadest üles need mõttemudelid. Ja kui eneseteadlikkust ei ole, kui puhastust ei järgne sellele, siis paneme samamoodi edasi.
võib ju loota, et ehk keegi järeltulijatest ikkagi ärkab ja hakkab koristama ka, aga mis tehtud, see tehtud, et pärandame oma lastele puhtad suguvõsa mõtte- ja tundemustrid ja see on meie igaühe võimalus. Mitte lasta nendel mõjutustel, mis meieni on tulnud ja mis on sobimatud, edasi elada ja teistele päranduseks saada. Ja siin on siis, võiks öelda, et see kivilaevad on just appi endas arvuti alus. Mida ta teeb, panen talle järgi. Pihku. Nii, kus me siin oleme. Et võib öelda, et siin kivilaevade juures on näha üks igavene ja korduv taaskasutus. Ehk siis eelnevate kultuuride kasutuses olnud vahendid on järgmised kultuurid pannud enda heaks tööle ja siin on häälestuse otsa. Siin on nii maagilise sõja jälgi kui isiklike arvete õiendamist, kui allalaskumise kõike. Ja nii ongi. Põhimõtteliselt kõik kohad peaksid olema hääles nendele vajadustele, mis hetkel on. Et mida mina vajan, mida sina vajad ja see, mida maa vajab ja mida päike vajab. Ja see on ühistöö, see on kaastöö, see on koostöö, see on partnerlus. Et mis on partnerlus? Partnerlus võib kesta sekundeid, võib kesta ajastuid, võib olla katkendlik, võib olla püsiv, võib olla suurtes ühisväljades toimuv, võib olla väiksemates toimuv. Nii et igaüks saab mõelda ja inimese ülesanne maa seisukohalt on kohtade avamine. Või siis kahjuks küll ka kohtade kinnipanemine, sest teatud tegude tegemine teatud kohas võib kohta nii avada, niimoodi, et kui ka sulgeda. See on täpselt samamoodi, nagu meil on Hiina meditsiinist ja Tiibeti meditsiinist on teada, inimese kehal on hulgaliselt energiapunkte, mis on omavahel ühenduses, maal on täpselt samamoodi. Ja kui Hiina meditsiinis võetakse üks nõel, torgatakse õigesse kohta ja kogu süsteem läheb toimima, läheb valesti, süsteem ei hakka toimima. Kahjuga midagi ei juhtu eriti. Aga maa jaoks on siis inimene oma selgrooga, kuidas see püstiseisus asendis täpselt samasuguse toimega, nagu on nõelad inimese keha jaoks. Nad on punkte aktiveerivad, häälestavad, avavad ja koos sellega siis ka võimsamaid energiaid endast läbi laskvad. Nii et ma panen nüüd selle maha siia. Opa! Loodetavasti ei pane ta täpselt samamoodi mäest alla. Ma vaatan, kas ma suudan vaadata, et mis pilti te siin näete. No taevas on vast ikka näha. Mis ma näen? Mitte midagi ei näe. Okei. Aga on nagu on. Et ma mõtlesin, et ma ei jäta tegemata selles suhtes, et iga see tegu on ka võimalus nõuda, kuidas järgmine kord asju paremini teha, millega arvestada. Ja on üsna võimalik, et selliseid käimisi saab olema rohkem ja hulgim. Mida sina teha saad? Sa saad mõelda omadele kohtadele. Sa saad mõelda nendele kohtadele, mis on sinule olulised. Nad võivad olla käidud kui ka käimata kohad. Nad võivad mõtle mõnele kohale, mida sa tahaksid, et see puhastuks.
Inimesed jätaks mängust seekord välja, ühesõnaga, et kõik inimtegevusega seotud kohad ja paigad, las need praegu olla, aga mõelge lihtsalt mõnele kohale, mida te tahaksite, et see avaneks, ja mõelge sellele kohale valgus peale, alla, üles, või toimige siis taotlusega, saagu see koht puhtaks, saagu need teadvused, kes teevad maaga koostööd, kes teevad inimkonnaga koostööd, kivide, taimede, loomadega teevad koostööd ja kaastööd ja kellega me oleme kaasteelised, et kui nende võimalus on, et nad kasutavad seda meie mõtet, meie valgussammast, meie trummilöömist, meie laulmist. Nii et hakkame siis liikuma. Ma alguseks laulan ka natukene seda, mida ma siin nagu üles olen korjanud. Ega see arvuti on siin küll viimase sõna peal, paneb kelguga mäest alla. Nii. Leian üles oma jõus, lähen üles oma jõus.
alles veel. Üllapõevalt vähe rahvast. Oli mingi bussitäis ja et ongi igaüks oma koju sõitnud. Ja siis meil on võimalus olla kaasteelised maaga koos. Kaasteelised, koosteelised ühes toimetavad, kaas tegutsevad, igaüks saab ise tunnetada. Väga olulised inimese liikumised, see, kuhu inimene satub, see pole kunagi juhus. Ja võime arvata, et me liigume mööda maad oma isiklike soovide ja tahtmiste järgi. Kuid see on kõik kooskõlas maa vajadusega ja maa ülestõusmine sõltub sellest, kui palju suudetud kohti avada, siis ühel hetkel on see maa täpselt samasugune valgus, kera, nagu meie saame oma aura välja ära puhastada ja selle taevase lennuki, mis teadust hakkab säilitama, Merkaba väljaks ka kutsutud. Aga mulle meeldib see sükene vaimulaev või igaühe oma isiklik vaimulaev, mida ehitatakse elust elusse väga pikka aega. Ehk siis kõik selle laeva kraadid nii-öelda, kõik see ümbrus, iga kraad peab muutuma valguseks ja igas kehastuses me saame selle võimaluse erinevaid selle laeva külgi ehitada, puhastada, korrastada, teisendada, ümber ehitada vastavalt oma vajadustele. Nii et inimesed, see inimhulk, siin ikka räägitakse, et palju, see on palju sellepärast, et maal on vaja. Aga see on oluline, et see inimene oma meelt kontrolliks ja meeles oleks rahulik ja oleks keskendunud sobivale. Et põhimõtteliselt võikski öelda, et mida rohkem liigub sobimatu mustriga inimesele, rohkem pannakse kohti kinni ja rohkem liigub hääles sobivale ja olemisele hääles inimesi, seda rohkem kohti tehakse lahti. Nii et üldse pole ime, kui mingi koht ühel hetkel tehakse lahti, saades paneb keegi selle jälle kinni. Kui siia ikka tulla ja korralikult ülitseda, siis ega see ikka mõjuga. Aga õnneks on jälle neid, kes siis näevad seda ja siis selle osa, mis on võimalik, ära koristavad. Ühele osale tuleb igalühel endal järgi minna. Ehk siis kui on mingis kohas tehtud mingeid tegusid, siis koristama tuleb iseendale koha peale, kes hästi palju reisivad. Võiks selle peale mõelda, et vaadata sellise pilguga ka ringi, et järsku on üks töö teha maa, iseenda ja kogu olemasolu paremaks toimumiseks. Aga nii. Selleks korraks siis sedapidi ja mis siin näha on, ma ei tea, mina ei mitte midagi. Et olgu meis kõigis tarkust ja armastust, olgu meis kõigis häälestust sobivale, olgu meis kõigis vastutustunnet oma mõtete ja tunnete kvaliteedi osas ja olgu meil oskusi ja oskuste rakendamist, et tunded ja mõtted oleks hääles sobivale ja kõik see koos võimaldab ülestõusmist. Aitäh, kõike head, järgmise korrani!